see on, Martin, see on äkki vanusest, et see vasak hakkab ei, pinisema. Tinnitus, jah. see on nagunii, aga see ei ole see praegu. Tere jälle Algorütmi kuulame, eetris on meie 281. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios Martin Kapp ja meie tänane külalissaatejuht Eerik Jõgi. Alustuseks vabandan meie kuulajate ees, et see episood polnud siis tavapärasel neljapäevasel hommikul juba siis telefonides ja YouTube'is saadaval. Aga vahel nii läheb, et me siin neljapäevasel päeval seda salvestame ja hiljemalt siis homme hommikul on see olemas. Meie püsikuulajad ilmselt ka teavad, et oleme Algorütmile otsimas uut saatejuhti, kes siis Tiidu suured kingad suudaks täita ja peab tõdema, et kandidaati on lausa mitu, hetkel täpselt 2. Aga 2 on ka mitu, eks ole. Et täna siis oleme endale appi kutsunud Eeriku, kes aitab meil kaevuda AI teadurite tegemistesse. Tere Eerik sulle ka. Tere. Ja külla oleme endale kutsunud Marek Rei, kes on masinõppe ja loomuliku keeletöötluse uurija, töötab Imperial College Londonis vanemlektorina ja nõustab mitmeid AI valdkonna ettevõtteid. Varasemalt on ta olnud ka seotud SwiftKey keeletehnoloogia arendamisega ning kaitsnud oma doktorikraadi Cambridge ülikoolis. Päris uhke taust, Marek. Tänan. Aga kui sa nüüd ennast veel täiendavalt meie kuulajatele peaksid tutvustama, et mida sa siis minu öeldule lisada saaksid? No see oli päris hea intro, aga kas ma mõtlen? Töötangi Imperialis, olen oma grupi juht seal. See on nii casual lihtsalt, ma olen nii Imperialis töötan. Teeme teadust ja töötame suurte keelemudelite kallal, et kuidas neile uusi võimeid anda ja kuidas uurida, et milleks nad siis praegu üldse võimelised on ja kus nad oma vigu teevad. Mis on täna sellised kõige olulisemad uurimisteemad, mis sinu laual on? See on huvitav küsimus, et on nagu olulised teemad, mis on tervele valdkonnale olulised, aga muidugi mina kõigi nendega korraga ei tegele, et tuleb nagu valida mõned. Et näiteks üks teema, millega minu tudengid tegelevad, on pean mõtlema, kuidas eesti keeles neid sõnu öelda, planning and reasoning, ehk siis kuidas anda nendele mudelitele võimed, et nad suudaksid lahendada keerulisemaid ülesandeid, mis võtavadki mitu sammu aega. Et ei ole päris nii, nagu me tihti keelemudeleid kasutame, et küsime küsimuse ja saame vastuse, vaid anname talle mingi ülesande ja siis ta peab mingi plaani tegema, peab võib-olla 20 erinevat sammu tegema, pärast iga sammu oma käitumist muutma vastavalt sellele, mis sammu tagajärg on ja alles siis ta jõuab nagu õige tulemuseni ja õige vastuseni. Selline nagu agendipõhine natukene. Jah, agendid töötavad väga sarnasel põhimõttel, jah. Et agendid on nagu üks versioon sellest. Aga mis seal mis selle asja nagu keeruline osa on, et miks seda nagu peab Imperialis uurima? Et et tundub, et seda on ju erinevad eraettevõtted juba ära lahendanud. Küsid esimese asjana, et anna mulle plaan ja siis hakkad neid jupi kaupa nagu neid käske talle ette söötma, mis sealt plaanist välja tulevad. See on ikka päris palju veel teha, ma arvan. Et need eraettevõtted kindlasti tahavad kõiki veenda, et neil on töötavad lahendused olemas, aga tegelikult on seal ikkagi veel arenguruumi, et need keelemudelid on enamasti treenitud lihtsalt ennustama järgmist sõna ja nad nii palju ei mõtle sellele, et miks nad mingit sõna ennustavad, vaid pigem on hästi palju reaktsioonipõhine otsustamine neil ja et kuidas sealt nagu välja saada seda, et nad teeksid mingeid suuremaid, sügavamaid otsuseid ja plaane, et see on keeruline, sellepärast et treeningandmetes tavaliselt
ei ole selliseid andmeid, et kui ta on treenitud mingi interneti andmete põhjal, siis saame sealt mingi Redditi vestluse hästi ennustada, aga see ei ole päris seesama, et kui me tahame näiteks kokku panna mingi raviplaani kellelegi ja siis seda järk-järgult ellu viia ja pärast iga sammu vaadata tagasiside põhjal seda raviplaani muuta. aga sa räägid, et on nagu need suured ettevõtted ka, kes praegu on nagu pildis, vaata, aga keelemudelitega töö käib ju põhimõtteliselt igal pool. Eestis käib ka ju tegelikult, eks ole, vaikimisi. Sina teed seal seda, eks. Kas see on nagu mingi siuke nagu võistlusmoment ka mingite asjade pärast või miks kõik seda korraga teevad nagu? Kas kõik ei jõua lõpuks samale tulemusele kuidagi lõpuks? Võistlus kindlasti käib, aga ta käib hästi erinevates kategooriates ka, et on need nagu mõned üksikud suured ettevõtted, kes saavad miljoneid ja miljardeid sinna alla panna ja treenida neid tohutuid suuri fundamentaalseid mudeleid. Siis on hunnikus startup'e, kes ehitavad nende peale midagi, et nad nagu neil võib-olla oma keelemudeleid ei jooksutagi serveris kuskil. Nad kasutavad lihtsalt API kaudu neid olemasolevaid ja siis selle otsa teevad mingi rakenduse ja siis on need startup'id, kes võtavad mingi open source mudeli ja teevad selle mingiks oma mudeliks ümber, et nad alustavad kuskilt mingist kasulikust punktist, aga et nad ei pea kogu seda tööd nagu nullist tegema, aga siis muudavad seda mudeli arhitektuuri või treenivad ta ümber ja saavad sealt oma mudeli. Ja siis on muidugi puhas teadustöö, et see teaduse huvi on tavaliselt nagu oluliselt laiem kui see, mis näiteks OpenAI tahab teha, et me uurime nagu rohkem erinevaid probleeme, uurime, kuidas need mudelid käituvad, uurime, mis need probleemid on seal mudelites, kuidas neid parandada saab. Et jah, töö käib nagu paljudes erinevates suundades, et võiks küll öelda, et see suurte keelemudelite tulek, et ta nagu koondas hästi palju AI ja keeletehnoloogia research'i kõik sinna suurte keelemudelite peale, aga nüüd ta nagu läheb uuesti lahku erinevates suundades ja palju asju on selle põhjal uurida. Ma tahtsin küsida selle poole pealt, et täpselt need eraettevõtted versus akadeemia, et kust see asi on tegelikult rohkem alguse saanud, et kas need eraettevõtted tegid need uhked mudelid ja siis see on nagu ka akadeemias või ikkagi tegelikult ennem oli see akadeemias olemas ja nüüd lihtsalt need mõned suured on kõigile teada, kõigile kuulsad, aga või kus see taust seal on? Et keelemudelid ja närvivõrkudel põhinevad keelemudelid olid olemas ikka päris ammu juba ja minu teada nad pärinevad ikkagi akadeemiast, et need olid akadeemilised artiklid, mis taolised mudelid välja pakkus ja see oli juba päris palju aastaid tagasi, et aastal 2012 ma liitusin SwiftKey'ga ja meie hakkasime siis arendama närvivõrgu keelemudeleid telefonide peale, et see oli nagu täiesti uus ala siis veel ja keegi ei olnud seda veel teinud, see oli siuke top secret project selle aga tol ajal juba olid taolised mudelid olemas, lihtsalt mis juhtus mõned aastad tagasi oli, et OpenAI sai Microsoftilt hästi palju raha, skaleeris need eksperimendid väga suureks, väga suurte andmetega, väga suurte arvutusressurssidega ja mis sealt välja tuli, oli, ma arvan, et parem kui mida enamus inimesed oleks oodanud, enamus researcherid oleks oodanud, lihtsalt ressursside panemise põhjal saada sellist head tulemust.
see vist, kas kuskil on minu meelest juttu ka olnud, et kas see närvivõrkude, ütleme, see teadus on vist tegelikult isegi peaaegu 50 aastat vana minu meelest. Lihtsalt noh, et ei ole ju reaalselt olnud füüsilist riistvara, millega on neid matemaatilisi valemeid lahendada, eks ole, et nüüd on nad järsku läinud piisavalt võimsaks ja. Ja absoluutselt, ma käisin kunagi Jeffrey Hintoni ettekannet kuulamas, kus ta siis rääkis, et nad juba mingi aastakümneid tagasi treenisid närvivõrkude mudeleid ja ei saanud häid tulemusi, aga kui nad oleksid need mudelid siis treenima jätnud tolle riistvara peal, siis nad oleks umbes praeguseks hakanud häid tulemusi saama. Et selles mõttes on ju siis, et ei oleks mõtet olnud treenida, kui praegu oleks saanud, sest et võtad praegu lihtsalt ühe masina, mis on lihtsalt kordades, tuhandeid kordi võimsam, kui tolle ajal oleks olnud. Just. Marek, sa ütlesid, et sa uurid ka seda, et kuidas siis need mudelid neid otsuseid teevad, mida nad teevad. Et kuidas nagu mingis mõttes seda musta kasti nagu natukene avada, et mis siis on võib-olla need avastused, mida sa oled teada saanud, mis ei ole nii teada tuntud inimestele. Et me teame nagu seda järgmise tokeni ennustamise loogikat, ja selle põhjal, et kuidas see nagu hea vastus sealt tuleb või teoreetiliselt hea vastus. Aga mis on need asjad, mida sa oled ise õppinud või teada saanud, et natuke momendid nagu just teaduse vaatest? Ütleks, et praeguse valdkonna olukord on see, et neid mudelid on lihtsalt väga raske selgitada. Et nad on nii suured ja nii võimekad, et nad saavad häid tulemusi, aga kui sealt üritada kätte saada, et miks nad mingi vastuse andsid, siis see on väga raske ülesanne. Et kõige lihtsam variant on lihtsalt küsida mudelilt, et miks ta mingi otsuse andis ja see tavakasutaja kindlasti kasutavad seda palju, aga see lihtsalt ei anna õiget tulemust, sellepärast et see mudel on nagu treenitud ennustama, mida inimene ütleks. Ta ei ole üldse treenitud mõtlema selle peale, et kuidas tema otsuseid teeb ja siis kui talt küsida, et miks sa mingi otsuse tegid, siis ta ennustab, kuidas inimene sellele küsimusele vastaks. Ja see teeb kogu selle olukorra hästi raskeks, et saada sealt midagi kasulikku kätte, et üks suund, kuidas nagu saada mingeid selgitatavaid otsuseid nendelt mudelitelt on muuta selle mudeli arhitektuuri natuke, et panna mingi siuke bottleneck ette, mis sunnib teda tegema otsuse mingite nagu bottleneckide kaudu, kus siis, mis on inimesele aru saadavad. Kas sa mõtled, et see ongi nüüd nagu see reasoning pool või? Et tee kõigepealt plaan ja siis ma näen seda plaani ja siis ma saan nagu aru, et nüüd järgmisena hakkab seda plaani pidi nagu minema? Ei, see ei. Ma ütleks, et see reasoning ability on suhteliselt eraldi teema kui see, et explainability, et kuidas. Aga mis sa selle pudelikaela all mõtled siis, et see kunstlik pudelikael, mida sinna panna? Kõige lihtsam, näiteks, mis isegi ei vaja mudeli arhitektuuri muutmist, on töötada selle väljundi kallal. Ehk siis selle asemel, et lasta mudelil teha mingi matemaatiline tehe, me laseme tal genereerida Pythoni koodi, mis teeb seda tehet. Ja nüüd, kui sealt Pythoni koodist me paneme lihtsalt jooksutame seda programmi, saame sealt mingi vastuse ja kui me nüüd tahame teada saada, et miks me selle vastuse saime, siis me teeme selle Pythoni koodi lahti ja vaatame, mis sealt tuli. Et kasutades neid keelemudeleid niimoodi, et nad genereerivad mingid vahesammud, mis on inimestele arusaadavad ja siis selle põhjal teevad otsuse, et see on nagu üks variant. Et mu tudengid on töötanud ka selle kallal, et kuidas neid süsteeme reaalselt arhitektuuriliselt muuta niimoodi, et nad hakkaksid
tegema neid otsuseid seal sees niimoodi, et me saame peale vaadata ja öelda, et sellepärast sa tegid mingi otsuse. See tähendab, et siis nagu mingi lisa metadata andmete kogumist, eks ole, et või noh, seal peaks nagu olema siis ju midagi juures veel, et kui sa genereerid midagi, et noh, kuidagi see tulemus on ju tulnud, et noh, et kas kuidagi selle kaudu või. Minu jaoks nagu enne oli hea näide, mida Marek tõi, et noh, kui me vaatamegi Redditit, et seal on nagu see küsimus-vastus formaat hästi lihtne, et kuidas teha õigesti, milline on õige, nagu ma ei tea, Pythoni projekti struktuur, sulle antakse see õige vastus, aga keegi nagu ei selgita lahti, et teoreetilist poolt, et miks ma sellise otsuse tegin või see on, ma ei tea, siin on nagu architecture decision log on nagu puudu, et noh, et me tegime küll otsus on see, aga ilmselt nagu mingi hunnik inimesi istus võib-olla mitu tundi isegi maas ja arutles seda, et kas me valime valiku A või B, aga kuidas me selle otsuseni jõudsime, et see osa jääb nagu puudu sealt mudelist. See on ju see, et vaata, inimene võib ka otsustada, eks ole, noh, ma võin sulle öelda, mis struktuur mulle meeldiks. Kui sa küsid, et miks mulle see meeldib, siis ma esimese hooga võib-olla ei oskagi, sest see tuleb kusagilt alateadvusest ja siis ma pean hakkama seda arutama lahti, et miks mul selline kõhutunne on ja et miks ma niimoodi tahaks teha. Et siis AI kõhutunnet, ja no selles ongi natuke probleem, et seda kõhutunde põhjal otsuste tegemist on natuke liiga palju, et vaja on kuidagi saada ta rohkem reeglite põhiselt otsuseid tegema, näiteks selleks, et saaks seda kasutada mingites väga kriitilistes valdkondades nagu haiglates või juriidiliste otsuste tegemistel või midagi sellist, et me ei saa lubada, et ta lihtsalt kõhutunde põhjal otsuseid teeb, vaid ta peab nagu tegema väga reeglitepõhiseid otsuseid ja siis, kui me tahame teada, et miks ta mingi otsuse tegi, siis on vaja ka saada sinna mudelisse sisse minna ja nagu vaadata järgi, et ta tegi selle põhja otsuse. Aga kas see allale tehnoloogia või ütleme see teooria seal, see närvivõrkude teooria, kas see üldse võimaldab nagu teoreetilisel tasemel, et sa saad sinna sisse minna, et kas see on üldse lahenduv ülesanne juba nagu? See on hästi keeruline ülesanne, see oleneb sellest mudeli arhitektuurist ja mudeli suurusest, et mida suuremaks need mudelid lähevad ja nad on nagu väga suured juba. Mida suuremaks nad lähevad, seda raskem on neid selgitada, sest kogu see informatsioon, mis nendes mudelites on, see on salvestunud väga paljude biljonite, miljardite ja triljonite parameetrite vahel, et sealt nagu kätte saada, et kus on mingi konkreetne informatsioon või mille põhjal mingi konkreetne otsus tehti, on hästi raske, et siis ongi mingid siuksed, põhimõtteliselt see on terve uurimisvaldkond, mis sellega tegeleb, et kuidas siis kas mudeli arhitektuuri muuta, et ta oleks rohkem tõlgendatav või siis kuidas neid mudeleid kasutada niimoodi, et sinna vahele tekiks mingisugune staadium, mis on inimese poolt tõlgendatav. Kas sa näed, et selle probleemi lahendavad ennem ära, ütleme, OpenAI enda inimesed näitena või pigem akadeemia? Et kumba tüüpi probleem see rohkem on? Hea küsimus. Kui ma peaks pakkuma, siis ma arvaks, et isegi akadeemia. Et kindlasti OpenAI tegeleb sellega ka, aga ma ei ole väga aktiivset tööd nende poolt näinud selles valdkonnas. Nad pigem panustavad sellesse, et kuidas nagu neid mudelid lihtsalt paremaks saada tulemuste poolest ja kuidas benchmarkides paremaid numbreid saada. Aga siit tulebki just see akadeemia sisse, mis tegeleb palju rohkemate erinevate alasuundadega, mis võib-olla ettevõtetele otseselt huvi ei paku. Üks huvitav kirjeldus selle kohta või selgitus, et kuidas nüüd mudelid töötavad, et see, võtta ka see DeepSeek, mis on nagu 500 giga suur enam-vähem, et sinna on pool internetti nagu sisse pandud, on ju, et see on nagu mingis mõttes nagu see sisu on, eks ole, pakitud kokku, sealt on osa infot kaduma läinud selle tulemusena, et sa justkui nagu kissitades vaatad nagu mingile infole peale, aga
kuna see mudel siis suudab nagu ennustada siis nii-öelda need puuduolevad tükid sealt enda jaoks, et siis ta suudab sellest jälle nagu detailsema info tagasi võtta nagu või noh, tagasi teha, et sealt osa infot ongi kaduma läinud ja selgelt on ka kaduma läinud siis see, et mis see alliktekst oli, kust see info nagu pärineb, on ju. Aga huvitav on ka see, et see, mida sa räägid, et see ennustatavus või et see läbipaistvus nagu tekiks, kas tegelikult see õige suund on see, et me nüüd leiamegi viisi, kuidas need hästi suured mudelid läbipaistvaks teha, või siis praktikas pigem ikkagi kasutatakse palju pisikesi, väga spetsialiseeritud mudeleid, mis enda kontekstis võivadki olla natukene läbipaistmatud, sest noh, et mõte on see, et me ei anna nagu ühte ülesannet nagu ühele suurele mudelile, vaid me anname ühe ülesande kõigepealt ühele väiksele mudelile, mis teeb selle nagu 5 järgmiseks ülesandeks, mille me anname nagu edasi ja võib-olla see ahel on nagu pikk, et noh, nii nagu me päris maailma arhitektuuris sageli näeme, et ei ole seal seda ühte mudelit, vaid on nagu terve nii-öelda pipeline nagu millest tegelikult need promptid ja andmed nagu läbi lastakse, et jõuda selle nagu lõpliku tulemused, et noh, sealt siis ju tegelikult see läbipaistvus ka juba on olemas, kui see ahel tekib sinna. Ma arvan, et mõlemad lahendused jäävad aktuaalseks, aga oleneb probleemist, oleneb olukorrast. Ja ma arvan, et see piir nende kahe lähenemise vahel muutub suht hägusaks ka. Selle mudelite nagu järjestikku panemisega ja pipeline imisega on see probleem alati, et ütleme, et kui iga see samm teeb vea 10% tõenäosusega ja sa paned 100 sammu ritta, siis tulemus ei ole tõenäoliselt väga hea. Et keelemudelite revolutsioon näiteks põhineb suuresti sellel, et keeletehnoloogia aastaid tagasi oli väga siuke samm-sammu põhine, et oli iga sammu jaoks olid eraldi masinõppesüsteemid, aga siis avastati, et kui me tegelikult treenime neid närvivõrke nagu end-to-end ehk siis lõpust lõppu või algusest lõpuni, ehk siis selle asemel paneme eraldi kastikesed, me teeme ühe suure kasti ja andmed lähevad sisse nii toorelt kui vähegi võimalik ja me lihtsalt ennustame seda, mida vaja, siis see tegelikult toimib paremini, et ta nagu need erinevad jupid tekivad seal mudeli sees, aga nad saavad omavahel nagu suhelda, omavahel muuta ennast vastavalt sellele, et nad paremini liidestuks. Aga noh, teisest küljest... Kas sa saad ka aru, miks nad paremini niimoodi töötavad? Sest mulle tundub, et mitte keegi ei saa aru sellest. Ei, ma usun, et ma ikka saan. Et no näiteks, kui me ütleme, et meil on nagu 2 sammu ja me treenime nagu ühe kastikese ühe sammu jaoks, teise kastikese teise sammu jaoks ja siis paneme nad kokku. Aga versus kui me treenime nad koos, siis eelis on see, et see esimene komponent saab muuta oma väljundit vastavalt sellele, et see teine komponent annaks hea tulemuse. Ja siis see teine komponent saab muuta oma kaale vastavalt sellele, et esimese komponendi väljundi põhjal teha head otsust. Ehk siis kõik saab nagu kohaneda teiste komponentide järgi ja see nagu see liidestumine toimub paremini. Kui me võtame nad täiesti eraldi, siis me lihtsalt loodame, et see nagu liidestuskoht on väga sünkroonis omavahel, et nagu et kõik klapib, et nagu need otsused, mis nagu ühest mudelist tulevad, et need on täiesti täpsed ja siis teine mudel lihtsalt jätkab selle põhjal, aga tihtilugu see nii ei ole. See ikka kõlab natukene nagu päris inimesed. Tiimitöö. Et kui üks inimene, mul on peas, on kõik ühendused olemas, on ju. Ma võin sulle anda mingi asja. Ma ütlen seda Priidule edasi, tema mõtleb edasi ja ütleb Eerikule, siis võib hoopis midagi muud välja tulla kui see, kui ma talle otse ütlen. Aga... jah, ei nõus, et kui
ma arvan, et analoogia võiks isegi olla, et kui on vaja mingit meeskonda, kus iga meeskonna liige teeb mingit erinevat tööd ja siis meil on üks olukord, kus kõik need inimesed on nagu eraldi õppinud kuskil eri maailma otsades ja tulevad kokku, üritavad siis koostööd teha. Või siis meeskond, kes on aasta otsa koos õppinud seda tegema, igaüks oma rolli täitma, siis nad ilmselgelt nad toimivad sujuvamalt, sest nad juba teavad, mida teine teeb, mida talt oodata, kuidas temaga suhelda. Ja teine, mis mulle ka seostus oli kuidagi see, et ma saan aru, et inimese aju areneb ka niimoodi, et alguses kui beebid, eks ole, et sul ei ole neid, kuidas siis on, ajusiseseid elektriühendusi tekkinud, et mille pealt sa mõtled, eks ole, et need alles loovad ajapikku, on ju. Et samamoodi, et kui me suudaks nagu monitoorida, millised siin nüüd asjad käima lähevad, kui ma praegu sulle räägin seda juttu, on ju, siis saaks enam-vähem võib-olla ennustada, et miks ma niimoodi räägin. Et äkki tundub natuke sarnane, et see on see, mis seal mudeli sees toimub, lihtsalt me ei saa väga hästi vaadata, kuidas millised ühendused parasjagu käivad. Jah, tõsi, et see on nagu see nende mudelite võlu ja valu, et nad on nagu nii keerulised, et nad suudavad teha väga keerukaid asju väga hästi, aga samas nad on nii keerulised, et me ei saa nagu lihtsasti vaadata sinna sisse, et miks nad mingeid otsuseid teevad. Mul tekkis umbes selline mõte või küsimus, et kui inimesed on näiteks spetsialiseeruvad ühele ja teisele ja siis sul peaks olema mingi teenus, kus sa saad minna ja küsida kõike. Et siis seal tõenäoliselt, kui inimesed sellise ehitaks, siis seal ees oleks üks inimene, kes võtab selle küsimuse vastu, kes oskab suhelda, kes saab aru, mida vaja on, ja siis taga oleks mingid erinevad nagu inimesed, spetsialistid, ühe, teise, kolmanda asja spetsialist. Ja nüüd siis ma saan aru, selle AI mõte või lootus on see, et see kõik mahub ühe inimese sisse, kellele saab korraga kõik need asjad selgeks õpetada ja siis seal ei teki mingeid konflikte niimoodi, et ma ei tea, see, mis on meditsiiniteadmised, ei lähe, ma ei tea, mingi mehaanika või üldse mingi kolmanda või põllumajanduse teadmistega segamini ja siis nagu, et need tegelikult leitakse sealt see õige tarkus ikkagi üles, see õige vastus, ütleme siis nii. Jah, kusjuures ka tehisintellekti mudelid kasutavad seda süsteemi, et eriti need suured miljardite parameetritega mudelid kasutavad tehnoloogiat nimega mixture of experts ja idee ongi umbes selline, et kui sinna läheb mingisugune küsimus sisse, siis nad tegelikult ei lase seda tervest närvivõrgust läbi, vaid on mingi närvivõrgu komponent, mis otsustab, et millised alamkomponendid on kõige olulisemad sellele konkreetsele küsimusele ja siis lastakse see küsimus ainult sealt läbi ja pärast kombineeritakse jälle kokku ja see ongi, nagu nimi ka viitab, mixture of experts, et need seal võib olla näiteks 10 erinevat alamkomponenti sellel võrgul ja need igaüks on nagu ekspert mingis oma alamkategoorias ja kui küsimus sisse läheb, siis saadetakse näiteks ainult 2 eksperdile. Et see hoiab tegelikult kokku 80% seda arvutusressurssi ka. Et sellepärast soovitatakse ka öelda, et käitu nagu, ma ei tea, põllumajandusekspert ja siis annad oma prompti või küsimuse, et siis suunad juba väga konkreetselt nagu millisesse sektorisse nii-öelda see päring läheb. See on huvitav, ma ei tea, kui palju see mõjutab, aga isegi tavamudelid, mis ei ole selle tehnoloogiaga, kui nad on ainult, kui on ainult üks võrk, mis seda teeb, siis nendele toimib ka see, et kuna see keelemudel teeb oma otsuseid ja annab väljundit kõigi eelnevate sõnade põhjal, mis seal sisendis on, siis see, kui sa juba ütled mingi asja, et sa oled põllumajandusekspert, siis see muudab nende tulevaste sõnade kaalu niimoodi, et see läheks rohkem kokku sellega, et see mudel on nagu põllumajandusekspert. Ma tegin just ühe kiire huvitava testi, et kuidagi seostus võib-olla mitte otseselt sellega, aga küsisin nüüd hetkel just tagasi ChatGPT-st, et mis on, ja sõna oli palk
või palk . Mhm. nii , mis te arvate , mida tema mulle vastas , millist tema mõtles ? Ta kirjeldas mõlemad ära sulle äkki . ei kirjeldanud ja ta ka ei küsinud , et kumba ma mõtlen . tema Siis ikkagi ma hakkas ma pakun , mulle et finants . ja just täpselt , et tema hakkas nagu sellest rääkima ja kui ma küsisin , et miks sa nii vastasid , siis noh , ei olnud nagu metsandusest ei olnud haisugi siin taga , et aga et kui me jõuame nüüd selle reasoning'i juurde , et noh , et kas see on nüüd see asi , kus ta tegelikult võiks öelda , et noh , tundus tõenäoline , et sa küsid seda või mis see kontekst nagu näiteks sellisel case'il oleks praegu ? aga kui Martin , ma kirjutan sulle niimoodi , noh , kui ma ütlen , siis sa saad kohe aru , et kas ma ütlen palk või no palk vot , mina inimesena võib-olla oskakski kirjutan sulle, küsida , et kumba sa mõtled . mis sa siis mulle vastad , sa küsid , Priit , mis see viga lollakas Jah, just. kas või ? Pole kunagi palka saanud . aga see on siuke kahe otsaga asi , et jah , praeguses olukorras sa nagu ootasid , et ta tabaks ära , et sa võid mõelda mõlemat , aga kindlasti on hästi palju ka olukordi , kus inimene küsib midagi ja tegelikult on kahemõtteline , aga see mudel lihtsalt teab , et on palju tõenäolisem , et ta küsib selle ühe konkreetse mõtte kohta ja siis ta ei hakka seda nagu pikka juttu nende teiste arusaamise võimaluste kohta andma . et need mudelid on treenitud lisaks sellele , et nad on nagu keelemudelid , nad treenivad ennustama järgmist sõna . Nad pärast seda käivad läbi veel protsessist , et nad treenitakse andma sellist väljundit , mis inimestele meeldib . ehk siis need mudelid nagu loovad mitu erinevat väljundit samale küsimusele , siis keegi ütleb , et mulle meeldis see rohkem ja selle põhjal ma arvan , et ta siis nagu otsustab , õpib ära , et millistes olukordades ta peaks nagu mitmest erinevast tähendusest rääkima , millal ta peaks lihtsalt otsuse tegema , et see on õige . kõlab väga halvasti kõlab see , minu jaoks kõlab see väga halvasti , see on nagu siuke reklaami nagu värk , et kuidas seda üldse nagu meditsiinisektoris siis kasutada , et kui inimesed küsivad , et mis mul viga on ja siis , et selle asemel , et öelda , et siin on tõenäoliselt vähidiagnoosi tunnused , ütleb , ei , sul on kõik hästi , sest see vastus meeldib kõigile palju rohkem . jah , absoluutselt nõus . et see on probleem küll , et neid mudeleid saab nagu teatud määral , et see mõjutab nagu andma neid mingis formaadis vastuseid , aga see ei pruugi tingimata olla see õige otsus või kasulik otsus , et ma arvan , et see on ka üks nagu tuleviku uurimisvaldkond , et kuidas seda perspektiivi , et millist vastust see mudel peaks andma nagu palju pikemale tasandile viia , et selle asemel , et kas see inimesele meeldib või mitte , ennustada seda , et kas ta 2 aasta pärast on terve ja õnnelik näiteks . ja noh , tegelikult on ju see , et kui me räägime praegu rääkimisest selle mudeliga on ju , et siis inimestel on tavaliselt konteksti rohkem , kui me anname nagu sinna mudelile ette , eks ole , et näiteks teine , et ma tulen koju , eks ole , et lause , mul on vähk , mis ma teen ? sõltub , kas ma tulen arsti juurest või turult , täpselt , eks ole , just , et kas ma tulen turult või ma tulen arsti juurest , eks ole , see , kelle käest ma seda küsin , et see tundub jumala loogiline , on ju . aga kui ma peaks seda nüüd jah , mõne ai käest küsima , siis ta tõenäoliselt tal pole õrna aimugi , mida ma mõtlen siin . jah , jällegi pakuks , et ta pakub meditsiinilist lihtsalt sellepärast , ma ei ole katsetanud , aga et ma arvan , et seda määrab see , millises mõistes teksti on rohkem internetis ehk siis tema treeningandmetes ja noh , palga puhul finants ja vähi puhul meditsiinilist , ma arvan , leiab internetist rohkem . aga korra seda sama natuke teises suunas edasi lükates , et küsimuse küsimine , et tuleme lähemale meile , et on olnud juba juttu , et inimesed küsivad ChatGPT-lt või nendelt muudelt tööandjatelt , milline peaks olema minu rakenduse arhitektuur , et ma tahan ehitada sellist asja , milline peaks olema rakenduse arhitektuur . väga suure tõenäosusega saad sinna mingi vastuse .
kuigi sellele küsimusele on alati ainult üks õige vastus. See sõltub, it depends. Ja siis peaks sinna nagu järgnema tegelikult pikk arutelu, pikk küsimused, et seda, mis suunavad siis selleni, et mis on veel oluline. Sest ükskõik kui hea lihtsalt kirjutaja või prompti kirjutaja sa oled, tõenäoliselt sa ei suuda alguses kohe sinna kirja panna. Aga see vist läheb sinna see reasoning, mis sa seal alguses ütlesid või see, et noh, nagu see oleks nagu vestlus edasi-tagasi, et ma täpsustan, oota, kas sul on seda vaja, kas sul on seda või selle sama palk või palk sinna, noh, seal oleks ühest küsimusest piisanud, et mis sul on vaja, aga noh, tegelikult enamus selliste nagu tegelike probleemide lahendamisel, see on siuke nagu drill down, et üritad otsida või ütled, et mul auto ei tööta, mis ma tegema pean, noh nagu, et vaata seda, mis see näitab või noh, minnes veel keerulimatele asjade juurde. Absoluutselt, et see on ka üks aktiivne uurimisvaldkond, et kuidas panna neid mudeleid nagu vähem lihtsalt reaktiivsed olema, et need saavad sisendi ja annavad vastuse, vaid ka küsima lisainfot ja uurima lisatausta, et näiteks ise proovin, et küsin talt, et kuhu ma puhkusele peaks minema, kas Prantsusmaale või Hispaaniasse ja siis ta lihtsalt, need tänapäeva mudelid, nad tegelikult ei ütle mulle lihtsalt Prantsusmaa, vaid ta annab nagu, Prantsusmaal on need plussid, Hispaanial on need plussid. Aga tegelikult ma tahaks, et ta küsiks mult rohkem küsimusi, kes ma olen, mis asjad mulle meeldivad, kus riikides mul varem on meeldinud ja siis selle põhjal ütleks. Ja millal sa lähed ja aastaajad ja just, absoluutselt, jah. Et see oleks palju kasulikum ja sinna on veel minna. Et ma natuke olen näinud, et need suured mudelid liiguvad sinna poole, näiteks kui OpenAI-l on see deep research, mis põhimõtteliselt sa saad talle anda mingi küsimuse ja siis ta läheb pooleks tunniks ära ja otsib netist hästi palju infot ja kirjutab sulle pika raporti kokku. Aga kui sellele anda mingi küsimus, siis ta tegelikult küsib sult täiendavaid küsimusi. Ja ta küsib alati, isegi kui ma seal algküsimuses kõik vajalikku ära täpsustan, siis ta mõtleb mingid uued küsimused välja, mida küsida. Et see nagu on õiges suunas, aga see konkreetne nüke on ilmselt OpenAI poolt tehtud lihtsalt selleks, et oma ressurssi kokku hoida, et inimesed ei küsiks nii-öelda valesti mõistetud küsimust ja siis ootavad pool tundi, OpenAI kulutab raha ja siis nad saavad vale vastuse ma mõtlesin hoopis midagi muud ja siis lasevad uue päringu teele, et see nagu aitab sellega. Aga see on ju hea siis, et nende huvi ja inimeste huvi on nagu samas suunas või nemad tahavad raha kokku hoida, aga inimene tahab paremat vastust saada ja siis nagu on kõik hästi nagu selles mõttes, et nad teevadki seda, mis on hea. Jah, ma arvan, et mingites olukordades see nagu klapib, aga näiteks kui on see küsimus, et kuhu ma puhkusele peaks minema, siis võib-olla ei klapi, et neile ilmselt on odavam lihtsalt see üks vastus anda, kui see, et hakata minuga dialoogi pidama sel teemal, et siis lõppkokkuvõttes see tekst läheb pikemaks. See ongi ju küsimus, millel ei ole ühte vastust olemas ju, nagu õiget vastust. Just. Aga see sama, ütleme, võtame see sama koodi oma, eks ma hiljuti oli kursoriga oli mingisugune teema, pidin suhteliselt tundmatut koodilükki natuke muutma, sain errori, andsin talle errori ette, mis viga on ja siis ta aitas mul debugida seda, et kõik järjest, siis ta küsis küll, et proovi seda, anna mulle vastus tagasi, proovi seda, anna mulle see vastus ka tagasi ja niimoodi järjest samm-sammult nagu kuigi peab ütlema, et ikkagi lõpuks ta jooksis ummikusse, nii et ma pidin ise nagu teise lahenduse leidma, aga jah. Aga väga tore oli teha. Väga tore oli ja keegi ütles mulle, et mida ma pean tegema, et uurida seda. Ja neid lugusid ma olen kuulnud küll, et inimesed küsivad mingit koodiõppi ja siis alguses ei tööta, aga kuidas nad saavad selle tööle on, et nad nagu copy-paste ivad selle veateate muudkui sinna tehisarusse tagasi ja siis kui piisavalt palju kordi seda teha, siis ühel hetkel tuleb see nagu töötab kood ka. Et selline nagu implied context on nagu huvitav, millest ka nagu Eerik rääkis selle arhitektuuri nagu küsimuse puhul, et ta võib ju küsida, eks ole, arhitektuuri puhul see on väga oluline, aga siis kui me läheme nagu mingi konkreetse
konkreetsete funktsioonide juurutamise juurde, noh siis ta võiks ju ka küsida, et kas sa tahad siin rohkem keskenduda turvalisusele või jõudlusele või tahad sa lihtsalt nagu kiiret pokki nagu, et testida mingit funktsionaalsust. Aga kui ta mult iga kord seda küsima hakkab, noh siis see hakkab mulle lõpuks ajudele. Ja kui ta ükskõik mis vastuse ta meelde jätab, siis ühel hetkel see on vale vastus. Et ühel hetkel ma enda peas mõtlen, et ma tahaks nüüd nagu keskenduda teisele asjale, et ma tahan, et see oleks nagu ekstra turvaline või ekstra nagu hästi nagu jõudluse mõttes toimiv. Ja see kuidagi nagu noh, et mulle tundub, et me ei jõua mitte kunagi sinna, enne kui me mingisuguse sondi nagu sinna minu kuskile ajusagaratesse istutame, et ta sellest taustal olevast kontekstist nagu automaatselt aru saaks või alati aru saaks, et. No ma arvan, et jõuame, aga sinna läheb veel aega, et ma arvan, et see, kuhu me saame jõuda, on sama, mis inimestega, et kui sa kellelegi teisele võimekale programmeerijale selgitad, mida sa tahad, siis ta võib ka valesti mõista või oma mingeid eelduseid sisse tuua ja hoopis teistsuguse asja teha. Et mingisugune kommunikatsioon on seal nagu vajalik, aga jah, see on nagu väga oluline küsimus, et mis need asjad on, mis on nagu ühiselt mõistetavad ja mis siis on see, mis tuleks nagu üle täpsustada, kas siis nagu ülesanne andmisel juba või siis see, kes selle ülesande sai, et tema peaks üle küsima. Näiteks, no ma tegelikult siia kommenteerikski, et viimati ma ei ole jõudnud veel isegi ise nagu kasutada, aga just leidsin ka siukse featuuri, et sa saad oma projektis määrata ära selle samasuse konteksti ja kui sa seda kirjeldad nagu, võtame nagu non-functional requirements, et kogu minu kood on kirjutatud selles keeles, turvalisus peab olema tagatud sellega, me kasutame neid library'd ja nii edasi, et siis tegelikult see kontekst on iga sinu küsimuse juures tal alati olemas ja siis see ongi see koht, kus ta ei pea sult lisaküsimusi küsima ega ta ei küsi ka sinult täpsustusi. Et kahjuks ma ei ole jõudnud ise proovida, ma ei oska ka kommenteerida, kui hästi see töötab, et kui keegi on, siis andke teada. See töötab väga hästi. Ka need ChatGPT projektid on nagu, töötavad hästi selles mõttes, et ta loob nagu konteksti. Et mul on reaalselt nagu ühe üsna keerulise süsteemi selline tehnilise disaini töö ja kui ma teen sinna projekti uue siis küsimuse, kus ma küsin nagu ütleme ainult siis võib-olla kaudselt puutuvat teemat, siis ta nagu ikkagi seob selle kõikide varasemate vestluste ja lisatud dokumentidega. Kas või nii palju, et ta räägib nagu sellest samast programmeerimiskeelest, mille kohta ma olen varem küsimusi küsinud, on ju. Ja enam ei ütle, et võimalusi on nagu palju, on ju. Või samad terminid, mida me oleme arutanud nagu mingites varasemates vestlustes, et see projekt muutub talle mingis mõttes nagu kontekstiks, kuigi ta ei ole nagu see täna on ju see projekt liiga suur, et see oleks nagu ainult üks kontekst, on ju, et ta sealt võtab mingid nopped lihtsalt enda konteksti. Et samal põhimõttel töötab ka see OpenAI ChatGPT memory, et mis üritab nagu mingeid, mitte et sa ei pea ise kirjutama seda teksti valmis, vaid ta üritabki sinu vestlustest nagu salvestada mingit informatsiooni omale mällu ja siis kasutab seda tulevastele küsimustele vastamisel ka. Ma tuleks korra selle mõtte juurde tagasi, et kuidas arendajad vahel kasutavad neid vahendeid, et täpselt see, millest Martin rääkis, et sa saad mingi koodijupi, sa paned selle käima, sa saad vea, sa kopid selle jälle sinna talle, ütled, ma sain vea ja siis sa saad mingi vastuse või koodi muudatuse, et kui palju nagu akadeemia sellist nagu inimkäitumise muutust uurib, et mis on just nendest selliste tehisaru vahendite kasutamisest tingitud, et enam nagu inimesed ei süvene sellesse, mis sealt tuleb nii palju, vaid kasutataksegi seda nagu põrgatatakse edasi-tagasi, et põhimõtteliselt sama asi, mida agent võiks nagu teha, et .
No see ei ole päris minu ala, et ma ei oska nii täpselt kommenteerida, kindlasti uuritakse tehisaru ja nende rakenduste mõju inimestele ja kuidas nad neid kasutavad. Ma lihtsalt ise olen inimestega suheldes märganud jah, et kuidas üha rohkem hakatakse nagu panustatakse selle tehisintellekti peale ja võib-olla sellest kannatab see, et kas inimene ise õpib, kas ta harjutab midagi, kas ta saab tegelikult aru või siis ta lihtsalt delegeerib kõik sellele ChatGPT-le. See nüüd tundub siuke kahe otsaga nagu siuke asi olevat, et ühest küljest ma olen näinud, et kui sa kasutad nüüd ütleme seda ChatGPT-d väga hästi, siis inimesed õpivad ennast nagu paremini väljendama. Sest et selleks, et saada midagi asjalikku sealt tagasi, sa pead verbaliseerima suhteliselt hästi seda, mida sa nendelt ootad, on ju. Aga just täpselt, et sõltub, mida siis selle vastusega teed, et kas sa nagu saad aru, mis see vastuse sisu on või sa lihtsalt kasutad seda nii, nagu ta on. Sellest on muidugi see teine pool, et jah, okei, hea point, see võib-olla tõesti aitab enda nagu vajadusi ja küsimusi paremini täpsustada, aga samas ma praegu ei kujuta ette täpselt, milline see tulevik välja näeb, kui praegu ülikoolides olevad inimesed hästi palju kasutavad ChatGPT-d ja ise võib-olla neid esseesid valmis ei kirjuta, mis neil on vaja kirjutada, et kas nad siis reaalselt oskavad tulevikus mingeid vajalikke asju või läheb raskeks. Mul on samal suunal küsimus, et kui nüüd mitte ei kirjuta esseed ise, aga sa ei kirjuta oma lähtekoodi ise, et seda kirjutab ChatGPT on ju, et siis ja lõpuks kompilaator kompileerib, et miks seal see lähtekood üldse vahel on. Et täna ikkagi, miks kirjutatakse koodi nagu ükskõik mis iganes programmeerimiskeele sa valid, sellepärast, et teised inimesed sellest aru saaks. Keegi ei kirjuta, kui kellelgi oleks vaja lihtsalt nagu masinale selgeks teha, siis ta võiks nagu kirjutada otse nagu mis iganes madala taseme keeled. Aga see on just sellepärast, et teised aru saaks. Aga nüüd siin nagu see muutub, et on see generaator, kes suudab seda nii palju genereerida, et inimesed sellest ikkagi ei jõua aru saada, et siis miks ta seda üldse teeb, nagu et kui pärast on vaja see ikkagi lõpuks ümber kompileerida. No me ilmselt liigume tulevikus sinna, kus tehisaru programmid saavad arvutitega ise otse suhelda ilma meie välja mõeldud keele kasutamist, et ma olen juba mingeid demosid näinud, kus et kui 2 AI assistenti panna omavahel suhtlema kõne kaudu, siis nad suudavad lülitada ümber oma keelele. Et see on välja töötatud keel, aga see on siuke mingid helid, mis inimestele ei ütle midagi, aga nemad suudavad seda väga hästi tuvastada ja paremini kui mingit inimkõne. Kas see mingi meemvideo ei olnud, et see päriselt nagu mingi välja töötatud keel on nagu, millega nad suudavad suhelda? Jah, see töötatakse selle kallal, et selles mõttes, et kui ongi 2 AI-d omavahel suhtlevad, siis ei ole mõtet neid nagu sundida läbi lausete minema, et bitid ja baidid on ikkagi palju efektiivsem. Oot, aga miks nad suhtlevad või et mis selle asja nagu tegelik eesmärk on? Rääkimata see, et teeme katse, et paneme nad suhtlema, aga mis saab seal nagu eesmärk olla nagu tegelikus elus? No kui on näiteks eri ettevõtetes tehisintellekti süsteemid peavad liidestuma omavahel, siis on vaja kuidagi suhelda. See on nagu ütleks, et API versioon, aga kuidas teha API-t üle heli? See on ju veel hirmsam, et kui me siin täna rääkisime sellest, et see läbipaistvus või arusaadavus nagu puudub, et siis sa saad mingid piiksud ja prääksud sealt tagasi, et sellepärast tegin, et ma sain sellise sisendi nagu. Ja siis sa pead käsi laiutama, et mis ma nüüd sellega peale hakkan. Jah, kui niimoodi mõelda, siis küll. Aga teisest küljest, kui mõelda sellele, et kuidas, ma ei tea, Pythoni kood
süsteemi programmiks tõlgitakse ümber ja inimene sellest assemblerist ka midagi aru ei saa, et see... Ja fair point, aga seal on mingisugune selline deterministlikkus on nagu sees, et noh, et ma võin seda koodi nagu kompileerida nagu 17 korda ja ma tean, et ta teeb ikkagi täpselt sama asja, kui ma seda koodi nagu lähtekoodi ei muuda, on ju. Et seal, noh, see sai maailmas, see komponent on nagu natukene puudu. Ja aga kui see on keel, siis seal on ilmselt mingid keelereeglid, mis tähendab, et näed, isegi kui vastus on erinev, siis see signaal on nagu, see on ikkagi deterministlik, sellepärast et muidu nagu teine pool ei saaks ju aru, eks ole. Jah, et ma ei ole nii süvenenud sellesse tehnoloogiasse, aga ma eeldan, et see on mingisugune nagu bitid ja baidid põhimõtteliselt ja siis selle saab ilmselt tagasi tõlkida mingisse loetavasse vormi, et see on ikkagi inimestel loodud keel. Selles mõttes on ta väga huvitav, et sa ei pea nagu ühtegi, sa ei pea kasutama inglise keelt või eesti keelt, eks ole, või mingit keelt nagu selle küsimuse ja vastuse edastamiseks, vaid sul on nagu sa saad mõtet edastada mõnes mõttes nagu. Et võib-olla tuleviku arendajad hakkavad siis õppima mingit custom keelt, noh, et mis ei ole nagu ükski programmeerimiskeel, aga mis on loodud selle jaoks, et edasi anda siis mingeid funktsionaalseid kontsepte, mida siis AI tõlgib nagu suvaliseks programmeerimiskeeleks. Miks sul siis seda suvalist programmeerimiskeelt vaja on? Ja binaariks otse, jah, just. Nagu see ikka kõlab nagu enam-vähem igas kauges tulevikus toimuvas mingis ulmefilmis, et sul on nagu mingisugused lõpuks sellised universaaltranslaatorid, mis lihtsalt võtavad sinu mõtte ja teevad seda teisele poolele arusaadavaks, et kas see mõte tuleb inimeselt või AI-lt, vahet ei olegi enam, aga sõltub, kes see kuulab sul teisel pool. Nagu lihtsam versioon sellest, mis juba praegu olemas on ja ammu kasutusel on need trip-koodid ja QR-koodid on, et ega inimene sellest ka midagi välja ei loe nagu silmaga vaadates, aga kui ta nagu arvutab ja kasutab mingit ressurssi, siis ta saab sealt mingisuguse info ikkagi kätte. Mul tuli üks mõte veel, et kas sihukest asja ka uuritakse, et ütleme, et kui ma vestlen nüüd selle chat GPT-ga, et vaata inimestel on omavahel kuidagi nagu see, et vaikimisi aru saama, et mis on asjad, mida ma võin rääkida teistele inimestele edasi ja mida ma nagu pigem ei tohiks. Need on need kaitsemehhanismid. Just täpselt, et kui praegu on meil nagu eraldi settingud nendes editorides või kuskil, et ma pean talle ütlema, et ära seda edasi ütle põhimõtteliselt teistele. Kas nagu mingi sellega üldse töötatakse, et ta võiks nagu ise aru saada, et kui tundlik see teema on nagu kellegi jaoks, et äkki ma siis ei salvesta seda nagu, või vähemalt ma ei räägi edasi. Otseselt selle kallal praegu tööd ei ole näinud, et varasemates mudelites oli küll probleemiks see, et kui treeningandmetes näiteks oli konfidentsiaalset infot, siis ta võis seda korrata, et olid mingid teadusartiklid sel teemal, kuidas keelemudelitest saadi kätte krediitkaardi numbreid, mis oli netis lihtsalt kuskil keegi oli mõnele leheküljele avalikult kogemata pand ja siis keelemudel oli oma treeningandmetesse tõmmanud selle ja siis kui õigesti küsida, siis sai nagu seda krediitkaardi numbrit sealt kätte. Ja kui nagu ise kasutada neid keelemudeleid ja kui tõesti on nii, et see sinu tekst läheb sinna treeningandmetesse tagasi, siis on see risk, et see kindlasti mõjutab seda keelemudeli otsuseid, aga on ka risk, et ta reedab mingit konfidentsiaalset infot. Kuule, siia täitsa lõppu võtan ühe teema veel, et mille peal Imperial iseenda nii-öelda researchi teeb, et kas on kuskil mingi jõhker klaster, kus jooksutatakse lokaalselt mudeleid või kasutatakse hästi palju just nagu nende eraettevõtete pakutud mudeleid, mille peal siis neid igasugu eksperimente ja asju korraldatakse? Mõlemat, et meil on oma klaster olemas, see on korralik klaster, aga ta muidugi ei ole
samas skaalas kui nagu mingi Meta või OpenAI klastrid, et see on sihuke ulmeskaala tänapäeval. Et akadeemia töötab natuke väiksemate ressurssidega. Aga kasutame neid avalikke suuri mudeleid ka, sest ikkagi me tahame, et see töö, mis me teeksime, et see oleks relevantne ja inimestele kasulik, ja kui inimesed põhiliselt kasutavad neid OpenAI ja Google'i mudeleid näiteks, et siis me tahame testida ka neid mudeleid ja uurida ka neid mudeleid, et oleks kasu nende mudelite kasutajatele. Väga hea, aitäh Marek, ma arvan, et siinkohal me peamegi enda episoodile ka joone alla tõmbama. Aitäh ka Martin ja Eerik, kui meie kuulajatel on veel küsimusi, et selle teema kohta, siis võite tulla meie Discordi, võite kirjutada ka YouTube'i kommentaaridesse küsimusi ja siis küll me need Marekini toimetame, et võib-olla midagi spetsiifilisemat, mida tahaks selle uurimuse kohta või akadeemia tegemiste kohta selles valdkonnas teada. Aitäh kutsumast! Aitäh tulemast ja me jääme taas kuulmiseni uuel nädalal, mis teema järgmine nädal on. Peast ei julge öelda praegu. Ei, ma praegu ei julge öelda, et seda kuulete siis järgmine nädal, loodame, et siis on episood õigel ajal eetris ka. Aitäh kuulamast ja jääme kuulmiseni taas järgmine nädal.